Tere kõikidele neitside tähemärgis sündinutele. Neitsid, vaatame, mida räägivad teile kaardid maikuu energiate kohta. Vabandust, vaatame kohe, mida kaardid meile räägivad. Nagu alati vaatame teie negatiivseid energiaid ja positiivseid energiaid. Ehk siis kuhu panustada ja kust kõrvale hoida. Kust või millest. Väga palju mõtteid on. Ja mulle tundub, et need mõtted tulevad teil juba kas eelmisest või eelnevatest kuudest. Sest kui ma vaatasin teie aprillikuu ladumist, siis ma nägin seal juba suures hulgas igasuguseid mõtteid. Natukene selline puruks litsutud prussaka tunnetus kohati. Kas oli, on või tuleb? Tahaksin teile öelda, mis on teile negatiivne energia. Te ei tohiks elada südamevalus. Te ei tohiks elada pettumuses, haiget saamises. Te ei tohiks elada sellises tugevalt, ütlemegi sõna otseses mõttes tugevalt pettumuse tunnetuses. Kas teil tuleb see pettumus juba lähiminevikust? Või on ta teil nüüd mais tulemas? Kui te tunnete midagi sellist, siis ärge andke sellele tunnetusele energiat. Ärge toitke seda tunnetust. Sest teie tugev külg ja alus, teid edasi viiv jõud ja teid liikuma panev jõud on just see, kui te elate selle läbi, aga te lasete selle lahti. Me läheme siit natuke kohe lähemale, ma seletan natuke rohkem, aga põhienergia, põhiline negatiivne energia, mis teil on just nimelt see pettumuse energia, haiget saamise, lüüa saamise, lödiks litsutud prussaka tunnetus. Kui keegi on teile väga kõvasti nagu haiget teinud, see võib olla kindlasti seotud mingisuguse inimese või inimestega. Aga see ei pruugi kõigil nii olla. Võib olla ka seotud mingisuguse olukorraga. Ja see on selline väga tugev emotsionaalne haiget saamine. See, millest te emotsionaalselt haiget saite või saate, see on iseenesest midagi sellist, mis oli teil kunagi lähiminevikus või kaugemas minevikus, ütleme kaugemas minevikus, mitte lähiminevikus, kaugemas minevikus aega tagasi oli teie jaoks iseenesest väga meeldiv. Väga rahuldust pakkuv, emotsionaalselt rahuldas teid, võib-olla isegi tundus teie jaoks täiuslik. See olukord, see situatsioon, see inimene. Ja nüüd on see hetk käes, kui te saate sellest olukorrast, situatsioonist või inimesega seoses tunda ainult valu. Ma näen, et siin on täiesti võimalik, et inimesed nagu näevad, et te olete neile nagu selja pööranud mingis olukorras ja see on just nimelt selle valuga seoses. Kui nüüd tõesti teil seda üldse inimesega seoses ei ole, siis on lihtsalt mingisugune teatud situatsioon, olukord, millest te nagu tahate ära minna, pöörates selja, teile ei meeldi, teid ei rahulda see. Selles energias ei tohiks elada. See on negatiivne energia ja kui te seda toidate, siis seda negatiivsemaks ta läheb. Te teete ise endale haiget. Et ärge elage pettumuses. Siin võib olla isegi selline nagu natukene eemaldumine, äraminek, selline üksindusse tõmbumine seoses just mingisuguse pettuse ja valuga.
enesesse tõmbumine, aga see tuleb kõik lähiminevikust. Seda energiat toita ei oleks vaja. Mis on aga positiivne? Positiivne on see, et kas teil on elus praegu mingisugune seis, situatsioon, olukord või midagi sellist, kus oleks vaja saada selgust. Või selline olukord, situatsioon, kus oleks vaja tulla mingisugusele järeldusele, otsusele, siis maikuu on selleks õige kuu. Teile tuleb selgus milleski, teile tuleb järeldus, teile tuleb otsus. Ja see kõik on teie jaoks positiivne. Kui te ise võtate mingisuguse otsuse vastu, teete mingisuguse järelduse või te ise valite mingisuguse tee, mida pidi minna, siis see on ka kõik õige. See on kõik positiivne teie jaoks. Teil on olemas mingisugune unistussoov, mida te tahate nagu, et see täituks. Te elate selle sees. See võib olla igalühel erinev. See võib olla materiaalsetes väärtustes, aga see võib olla ka mingisugustes just nimelt otsustes, vastustes, tulemustes, mida te ootate, mida te soovite nii väga. Ja siin tuleb selgus. Siin tuleb järeldus ja selgus ja otsus ka. Te nagu tahate midagi väga tugevalt enda kontrolli alla võtta. Kas midagi enda kontrolli alla võtta või midagi kontrollida juba olemasolevat. Selline tunnetus on väga tugevalt. Aga siin on nüüd niimoodi, et teil juba lähiminevikus tekkis mingisugune suletus, eemaldumine, enesesse minek. Mõnel isegi võib-olla üksindusse tõmbumine, eraldumine. Tingitud on see sellest, et ilmselt kuidagi nagu teie sisetunnetus, siin on kuidagi niimoodi, nagu keegi ei mõista teid. Teie teadmisi, teie kogemusi ei võetud kuidagi nagu vastu, ei võetud omaks. Ja see kõik kuidagi viis pettumusse. Tegelikult iseenesest mul on väga hea meel tõdeda, et teil on õigus. Reaalselt, faktiliselt on teil õigus. Kui teil on soov, kui teil on tahe, küsida nõu kellegi käest, konsulteerida kellegagi. Olgu see siis mingi konsultant, olgu see siis õpetaja, olgu see siis keegi ametnik, teist kõrgemal seisev isiksus, ükskõik milline mõte teil selles suhtes peas on, siis see on teil õige mõte. See viib ja see liigutab teid edasi. Kui te tahate pöörduda kellegi poole, siis tehke seda, te saate abi. Aga on ka olemas see keegi ilmselt võib aidata teil väga hästi teie unistuse teoks viia. Aga on keegi inimene, no üldse teist paistab nagu väga palju sellist, te olete kuidagi ära läinud. Te olete ära läinud, te olete niivõrd tugevalt kuidagi pettunud ja nii enesesse tõmbunud, et see ei ole hea. Aga hea on see, et te tulete sellest välja. Võib-olla ütleme lihtsama näitena niimoodi, kui kellelgi näiteks ei ole tööd, ta elab selles pettumuses, tahaks tööle ja kõik nii edasi, siis siin nagu minna kuskilt nõu küsida, abi küsida, toetust küsida on väga hea mõte, kui teil see on. Ja tuleb selline otsustamist, tuleb selgus. Et see oli siuke väike näide, igal ühel on ta elus erinev.
mis on veel hea teile, teil tuleb kindlasti mingisugune uus uue alguse võimalus. Kas see on siis mingisuguses olemasolevas olukorras või tegevuses, situatsioonis, kus te tegelikult olete juba päris palju ära teinud, aga nüüd ei suuda otsustada, kas minna edasi, kas tasub, kas ei tasu, kas ma tahan, kas ma ei taha, siis nüüd tuleb otsustavus, aga tuleb kindlasti mingi uus impulss, kas siis olemasolevas või te teete mingisuguse valiku, otsuse, tulete mingile järeldusele ja sealt lähevad asjad nagu uuesti edasi käima. Et ka niimoodi võib siin väga vabalt olla, igalühel teist on erinevalt. Aga palju õnne, teie soovunistus täitub, mida te tahate. Ja just selguse näol, just nimelt selguse näol. Nii et absoluutselt ärge palun minge sellesse masendusse, ärge palun minge sellesse haiget saamisse ja pettumusse, sest tulevad siin mingisugused otsused ja asjad, mis on teile väga kasulikud. Mis oleks teile hästi oluline, et mõõgad räägivad alati ratsionaalsest. Ratsionaalne ja kognitiivne protsess on mõõgad, mentaalne protsess ja teie tugi, teie alus, teie vundament, teie jalge all on just see, kui te mõtlete, kui te peatute, mõtlete väga tugevalt läbi. Siin on väga palju mõtteid, väga suures koguses mõtteid. Ja seda siin võib olla mõtted ja siin võib olla informatsiooni hankimine ka. Et seda informatsiooni või neid mõtteid, neid on väga palju. Ja suuremalt jaolt teile tundub, et te ei taha seda. Et teil ei ole seda vaja või teile see ei meeldi. Aga see informatsioon või need mõtted, mis teil peas on, need osutuvad teile kasulikuks, need osutuvad teile vajalikuks. See kõik aitab teil vastu võtta mingisuguse otsuse, aitab kuskil milleski selgusele tulla, see, kus teil seda vaja on. Nii et mõelge, õppige, saage informatsiooni, mõtisklege. Siin on nagu üle mõistuse palju mõtteid. Aga sellest sünnib hea otsus, vajalik otsus, õige suund, õige tee. On tulnud aeg selleks kätte ja te otsustate väga-väga edukalt. Et väga-väga hea. Ühesõnaga kokkuvõttes oli siis niimoodi masenduses, pettumuses, haiget saamises, südamevalus elada maikuus ei tohiks. Aga tulevad mingid tähtad otsused, selgused kas olukordades või tegevustes või inimestes, arusaamised ja väga palju mõtteid. Väga palju mõtteid. Mõtteid on tõesti palju. Need võivad olla need mõtted teile isegi valusad. Üleelamine võib olla isegi päris suur, aga see ei tohi teid viia südamevalusse. See peab olema väga selline, no see on ikka tõesti tugev läbimõtlemine. Muidugi see võib olla mingi valu, aga sellesse valusse jääda ei tohi. Ja siit kogu selle protsessi käigus, kogu selle protsessi tulemusena, see on mentaalne, tuleb teile otsus, tuleb teile selgus ja tuleb teile see õige suund, õige tee. Kõik see on positiivne, kõik see on õige. Te olete tegelikult väga õigel teel, juba siin eelnevad kaardid, te juba lähiminevikus see tee, mida te valisite, see tee, mida mööda te lähete või see otsus, mille te tegite võib-olla ka juba. See on kõik tegelikult olnud õige tee, aga inimesed, nemad ei ole teiega kaasa läinud, nemad teid ei mõista. Nemad keeravad teile selja. Nagu ma ütlesin, kui te tahate küsida konsultatsiooni, abi, nõuandeid, tehke seda.
Või kui te tahate ise seda olukorda, mis siin praegu toimub, kontrolli alla võtta, ise hallata kõike seda, siis siin on 3 kaarti, mis väga tugevalt viitavad sellele, et teil õnnestub see, mis teil mõtetes, plaanides on, kontrolli alla võtta. Et ka siin 2 kaarti, 3 kaarti, mis räägivad, et see teil õnnestub suurepäraselt. Ja teil hakkavad asjad liikuma, asjad hakkavad käima ja positiivses suunas. Kuu keskel faktiliselt, reaalselt on väga hea materiaalne kuu. Kellel vaja, siin võivad hakata liikuma rahad, finantssfäär. Tulevad, lähevad, aga positiivses suunas toimub kõik. Liikumine positiivses suunas. Tervisega samamoodi. Kui te tulete sellest südamevalust, sellest mingisugusest pettumusest välja, mille sees te olete, läbi nende suurte mõtete ja arusaamiste, siis teil hakkavad teie tegevused hakkavad liikuma, sest tuleb otsustavist tuleb niisugune kas uus start või uus restart. Või uus tee, uus suund. Aga see tuleb kindlasti ja hakkavad teil asjad liikuma, hakkavad teil tööd liikuma, tegevused liikuma, tervis läheb paremaks, finantside liikumine on siin näha, kõik see on nagu hakkab paremuse poole minema. Lihtsalt sellest eelnevast on vaja välja tulla. Nagu ma ütlesin, soov täitub teil. Ma arvan, et see soov ongi teil seotud mingisuguse kas otsusega või vastusega või ma ei tea. Eks igalühel ole erinev. Aga jah, inimesed keeravad teile selja, ega siin nagu mõistmist ei ole. Te olete ise ka kelleski või milleski nii tugevalt pettunud, et ei taha enam seda. Teil on kõrini sellest, te tahate ära minna, te tahate edasi minna. Ja nagu ma ütlesin, see tee, mille te valite, see suund, mille te võtate maikuus, see on ainuõige suund, ainuõige valik. Lihtsalt energiad näitavad kohe seda, et siin eksimist ei tule. Mõtlete hästi palju, elate üle seda ja raskelt ja kõik. Ja teile ei meeldi need mõtted, mida te üle elama peate. Aga te ei tohi jääda pettumusse, sellesse südamevalusse. Kuu lõpeb teie jaoks ikkagi suurte mõtetega. Aga siin on juba mõtted sellised, mida te nagu suuremalt jaolt hakkate endale ette nagu kujutama. Aga mõtteid kui selliseid on palju ja mõtted on teile väga kasulikud. Teie mõtted on teie edasiviiv jõud ja otsusele tuleks samamoodi. Pidurdab ja tagasi hoiab teid ainult pettumus. See on ainuke energia, mis teid üldse praegu pidurdab ja tagasi hoiab. Ühesõnaga, mõtted suurtes kogustes, väga suurtes, isegi tõesti rasked mõtted on ja mõtted, et ma ei taha neid mõtteid ja nii edasi, aga läbi selle tuleb see õige asi teile ja teie soov täitub, teie tulemus tuleb, teie vastus tuleb ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et selline huvitav kuu on ja kõige parem on selle asja juures ikkagi see, mis mulle kõige rohkem meeldib, on ikkagi see, et see, mida te tahate, see ka täitub, see ka läheb nii. Aga see on konkreetselt seotud selle suunaga, millest me siin rääkisime. Ma soovin teile ilusat maikuud ja kuni järgmise korrani.